ütle samasoolise inimese vastu mingid tundeid on ju, talle meeldib keegi, ütle mingile mehele meeldib teine mees või naisele meeldib teine naine, see tunne ise või see iha võib olla, mida ta tunneb, et see tegelikult ei ole patt ja see, inimest ei saa sellest süüdistada. Aga nüüd edasi sõltub sellest, et mida see inimene selle tundega peale hakkab. Et kas ta nüüd lähebki sellesse samasoolisesse vahekorda, mis on nagu suur patt islamis ja ka teistes tegelikult, ütleme, pühakirjades on väga konkreetne keeld selle suhtes ja moslemitena me ütleme konkreetselt, et me ei saa oma pühakirja muuta. See ei tähenda nüüd seda, et me siis peaksime kuidagi halvasti käituma nende inimestega, kes ütleme, on näiteks juba, ütleme, samasoolises suhtes juba. Või me teame näiteks, et neil on nagu selline, ütleme, neile meeldib samasooline inimene, et me ei, selles mõttes moslemitena see ei ole meie asi. Et kui nad teevad seda, ütleme, kuskil oma kodus, suletud uste taga, et me ei lähe seda nagu kuidagi uurima, et mis nad seal teevad, või see ei ole meie asi. Aga moslemid ei saa nad mitte mingi trikiga olla? Saavad. Isegi inimene saab olla moslem tegelikult, et see on suur patt, nagu teised suured patud, kui näiteks inimene joob alkoholi, moslem joob alkoholi, ütleme, see on suur patt. Kui moslem varastab, see on suur patt. Et samamoodi ta saab olla küll moslem, aga kui ta nagu ütleme siis on samasoolises vahekorras, siis see on suur patt, aga see ei võta teda islamist välja. Et samamoodi ütleme nende, ma rääkisin, mida see inimene siis selle tundega peale hakkab, on, et sellest sõltub see, et kuidas nagu see, kas ta on siis suur patt või see ei ole nagu üldse patt. Et samamoodi võib võrrelda ka teiste asjadega, mis on islamis keelatud, näiteks inimesel on nagu selline, näiteks iha, ma ei tea, juua alkoholi või iha varastada. On, et kas ta surub selle tunde või selle iha maha Jumala nimel või ta annab sellele järele. Et see on nagu, inimesi, kuna kogu see maine elu ongi üks suur test või inimese proovile panek. Et siis see võib ka olla inimesele test, et mida ta teeb selle tundega, et kas ta nüüd annab sellele järele ja teeb midagi, mis on konkreetselt keelatud ja suur patt, või ta on kannatlik ja ta loodab siis selle kannatlikkuse ja Jumala kuulekuse eest saada siis loojalt tasu. Ütleme, kui hetero inimestel on iha astuda vahekorda vastassoolega siis neil on just kui võimalus seda teha, nad, nagu ma aru saan, siis abieluelne seks on ka patt, on ju. Ja nad saavad astuda abiellu ja siis nii-öelda oma ihadele järele anda või mis iganes. Aga teoorias siis, kui ma ütleme, kui mulle meeldivad mehed ja ma tahan nendega vahekorda astuda, siis ma oleksin õige moslem, kui ma mitte kunagi selle lihale järele ei annaks. Siis ma ei saagi mitte kunagi vahekorda astuda, ütleme, kui naised mulle absoluutselt ei meeldi. Aga jällegi vaata, siis tuleme tagasi selle juurde, et see elu, mis inimene elab siin maises elus, see on hästi lühike tegelikult võrreldes igavikuga. Nagu kui me 70-80 aastat elame, inimene ei olegi seksuaalselt ju aktiivne selle 78 aasta jooksul tavaliselt. Et see on nagu lühem periood, võib-olla isegi natuke. Et see on hästi nagu väike aeg võrreldes selle igavikuga, et kui ta nagu ongi kannatlik ja ta hoidub sellest. Et mõned inimesed ju tegelikult ju elavadki, ja nad ei abiellu kunagi, nad ei olegi kunagi suhtes, ka heteroseksuaalsed inimesed on ju. Ja nad elavad selle elu ju ka ja nagu paljud elavad ka väga täisväärtuslikku elu, et ei ole ka nagu selles mõttes nagu depressioonis või üksildased, et osad ka nagu elavadki üksinda selle elu ja ei ole nagu sellist väga suurt vajadust siis nagu. No muidugi jah, selles mõttes kõik see aeg on niivõrd suhteline, et kui sa oled ikkagi, kui sul on see iha, siis see, kuidas sa ütled 70-80 aastat, see tundub terve igavik. Ei, selles mõttes absoluutselt, et eks moslemid ka ju eksivad kõikide nagu reeglite vastu, kes nagu ütleme ka näiteks, ütleme suitsetamine on keelatud, ütleme võib-olla keegi suitsetamine ei ole küll nagu selles mõttes suur patt nagu alkoholi joomine, aga võib-olla mõni moslem ka näiteks, ütleme, tal ei ole kannatlikkust, ta tahab väga proovida alkoholi näiteks juua ja ta joobki on ju. Et ikka nagu seda selles mõttes juhtub, aga jällegi tähtis on see, et kui inimene ka teeb seda, siis ta saab alati ka andestust paluda. Et islamis on ka see hästi tähtis kontseptsioon, et Jumalalt otse andestust palumine. Ja see pattu kahetsemine, et Jumal on
patukahetsuse vastuvõtja on üks tema nimedest ja kõige halastavam või kõige andeks andvam. Et selles mõttes ei ole ühtegi pattu, mida inimene siin selles maailmas teeb ja ta siiralt seda kahetseb ja ta jätab selle patu tegemise selle taha, et ei ole ühtegi sellist pattu, mida siis Jumal ei annaks sellele inimesele andeks. No siin selle homoseksuaalsusega tulebki välja üks väga suur erinevus kristluse ja islami vahel, et no muidugi on ka, kristlust on niivõrd palju erinevaid siis alaliike sellel, aga et kristlus tundub mulle mingis mõttes palju poliitilisem või no toon sulle näite, mul käis siin peapiiskop Urmas Viilma, kelle käest ma küsisin samasuguse küsimuse, et kas kristlus nagu peaks aktsepteerima homoseksuaalsust ja tema andis mulle, ütleme, poliitilise vastuse, et see on natukene nii ja naa ja ajaga tuleb mingis mõttes kaasas käia, aga islamis on siis hästi konkreetselt ikkagi paigas, sest tegelikult on ju piiblis ka kirjas, et homoseksuaalsus on patt. Et jah, me ei saa nagu anda alati sellist vastust, mida teisele inimesele võib-olla meeldiks kuulda või laiemale kuulajaskonnale meeldiks kuulda. Et selles mõttes me teeksime neile ka selles mõttes nii-öelda karuteene, kui me muudaksime või näiteks seda pühakirja hakkaks kuidagi nagu ütleme, et aga ei, et tänapäeval on uued ajad, et nüüd on nagu hoopis niimoodi, et meie ei ole need inimesed või inimene üldse ei ole see, kes saaks nagu seda muuta. Et need on sellised väga konkreetsed reeglid, mille looja on paika pannud ja see on hästi-hästi ohtlik, kui inimene hakkab nüüd ütlema mingi keelatud asja kohta, et see on lubatud. Samamoodi nagu inimene ei peaks kunagi ütlema mingi lubatud asja kohta, et see on keelatud. Et need väga sellised konkreetsed reeglid, muidugi teatud reeglite osas on sellised ja seaduste osas on nagu debatid ja eriarvamused ka moslemite seas, aga mõned sellised asjad on nagu nii konkreetselt paigas ja nii selged pühakirjas, et me ei saa seda lihtsalt muuta ja kuidagi ümber teha. Lihtsalt, et seda... Et selliseid liberaalseid moslemeid ei ole, kes ütleksid, et homoseksuaalsus on täiesti... Kindlasti on. On. Jah, et on ka moslemite hulgas isegi palvekodasid ja mošeesid, nagu kus ütleme ka nagu palvetatakse niimoodi segamini, ongi nagu ütleme, näiteks LGBT nagu selline mošee või selline. Aga siis on ikkagi sama trend, mis on kristluses. Mingis mõttes, aga ta ei ole kindlasti nagu nii tugev ja nagu sellise hooga ei lähe nagu nii-öelda nagu allamäge. Patu poole. et jah. Esu.